ja ilmselt kõik said juba aru, et me oleme jõudnud Balile, seega me tulime väiksele puhkusele siia. Pole üle aasta aja siin olnud, seega ülimõnus on tagasi olla lihtsalt. Me jõudsime just tegelikult kohale, kell on mingi, mul vale kell. Mis kell on? 6:30 juba õhtul ja me just saime majutuse võtmed ja mõtlesime kohe näitan teile, kus me ööbime. Nimelt me oleme tegelikult ühe korra siin varem juba olnud ja kuna me mõnusamat kohta ei leidnud, siis me otsustasime täpselt samasse kohta tulla. Seega, see siin siis köök ja suurtuba. Siin on siis väike selline passuala. Täna päikest pole ja suht pilves, aga... Ja siis teisel korrusel siis on magamine. Mega mõnus me eelmine kord olime ja meile tundub, et me saime täpselt sama nagu toa. Siin on nagu hästi palju neid, mitte tubasid, vaid nagu selline korter. Aga põhimõtteliselt mulle tundub, et me oleme täpselt samas numbris, kus eelmine kord olime. Nii, siin siis vannituba. Väga cozy, mõnus, ilus. Ja siin oli garderoobi osa. Vaatame selle ka üle. Nii. Ja siin siis garderoob. Väga mõnna. Aga me nüüd ei hakka lahti pakkima vist ega midagi. Me kõhud on hullult tühjad, peaks kuskile sööma minema. Meil vist toodi see roller juba siia majutuse juurde ära, nii et me peame selle asja korda ajama. Ja siis jah, läheme sööma ja tegelikult peaks siis SIM-kaartidega ka tegelema. Seega jah, me nüüd puhkame paar nädalat siin ja siis lähme tagasi Hispaaniasse. Seega jah, ma mingit osa siis näitan teile ka, mis me siin teeme ja mis muutunud on. Takso aknast tundus küll niimoodi, et nagu nii palju mingeid uusi kohtasid ja kohvikuid on tekkinud. Seega jah, me pole nüüd üle aasta ja paar kuud pole olnud Balil ja nii palju muutunud. Väga lahe. Seega jah, ega meil suuri plaane nagu otseselt ei ole. Me tulime jah, lihtsalt selle mõttega, et puhata. Aga kindlasti me sõidame kuskil ringi ja vaatame, mis me teeme. Nii ja meie esimene õhtusöök Balil võtsime burgerid. Aga mitte tavalised burgerid, vaid me oleme ühes vegan kohas, kus me ka oleme hästi palju tegelikult käinud. Ja siin on mega head need sellised burgerid. Nii et jah, väga mõnda. Õues müristab muide ja tundub, et kisub vist vihmale, nii et jah, ma loodan, et homme vähemalt päike. Tere hommikust! Minu pall, ära pall! Kus sa lähed? Tere hommikust! Kell on mingi 6 läbi hommikul ja me läheme hommikus sööma ja ilmselgelt jah, miks me kell 6 sinna lähme on see, et jetlag annab tunda, nii et teeme hommikusöögis lähme. Issam, ma ei saa vaadata, mu nägu on nii paistes lihtsalt. Mul on alati pärast lendu lihtsalt nagu ülipaistes ja eriti pärast nii pikka lendu. Me tulime siis niimoodi, et me läksime Malagast Istanbuli, Istanbulist Kuala Lumpurisse ja Kuala Lumpuris me olime siis ühe öö. Jõudsime seal õhtust käia söömas ja siis järgmise päeva lõunal läks meil, või tuli siis lend siia Balile. Aga Rain, mis kell sa täna ärkasid? 3:30. Ja mina ärkasin selle peale, ma kuulsin, Rain läks vetsu ja siis ma ei suutnud ka enam magama jääda, mis oli ka selline 5 aegist. Ja nüüd me siin oleme lihtsalt nagu mingi paistetanud kanad tulid söömana. Kell on mingi 6 hommikul, 7 juba. Ja ühesõnaga kõik on väga sassis. Hommikul turvamehele ütlesin näiteks hello asemel hola, mis on nagu... jah, ma ei tea, nagu Hispaanias proovid hispaania keelt rääkida, siin ju räägid inglise keeles ja siis omavahel veel eesti keeles ja
ja aju vist ei saa päris täpselt aru, mida ta nagu tegema peaks, seega ja. Aga me tulime Kopenhaagenisse, ma arvan, et ma olen siin vlogides näidanud küll seda kohta. Ka see on ümber tehtud ja tegelikult siin Django's on mitu tükki seda Kopenhaagenit, aga see on siis selle süsteemiga, kus ise said valida 3 asja, 5 asja, mis iganes, ja siis tuuakse sulle toit, aga põhimõtteliselt võtsime kohvid loomulikult alustuseks, Rain võttis jääkohvi, aga ma võtsin veel sooja, nii et ja nii meie toidud tulid ja feta mingi asi, ma ei ole seda varem siin menüüs näinud, eelnevalt kui me käinud oleme, mingi uus asi on see, siis muna ja või ja Rainil sees avokaado ja peekon. Nii et jah, hakkame siis sööma. Vaadake, meil tuli siin natuke nagu päike välja. Meie plaan edasi on minna randa, kõndima, jalutama ja rohkem meil tänaseks plaane polegi, seega võtame lihtsalt rahulikult, vaatame ringi ja hakkame jooksvalt, kas tekib mõni plaan. Nii, me nüüd jalutasime siin mööda Django randa ja teate, siin on nagu ikkagi väga palju uusi asju. Nimelt siia mingisse osasse randa on tekkinud täiesti promenaadi moodi asi, mida varem siin ei olnud. Ja me tulime nüüd siia randa tegelikult täitsa suvalisse kohvikusse, astusime sisse, võtsime kohvi, Rain võttis kookose, üli mõnus ja päike tuli välja, seega mega hea on siin rannas praegu ringi kõndida. Nii me jõudsime nüüd koju vahepeal tagasi ja vahepeal on päike, vahepeal ei ole päikest, aga nagu see päike, mis on, see ikka kõrvetab räigelt, nii et loodan, et natukenegi saame seda päikest siin selle paari nädala jooksul. Aga me tiirutasime natuke siin Django vahel ringi ja nagu me varem oleme ka siin just Django kandis elanud, kes võib-olla jah, ma ei tea, pole vloge jälginud, aga põhimõtteliselt jah, me oleme varem ka siin Django kandis siis elanud ja nagu see, kui palju aastaga on muutunud kõik, täitsa ulme ikka, me sõitsime ringi ja nagu mõnes kohas sa isegi ei saa nagu aru enam, et sa oled nagu siin on ju, sest kõik asjad on nagu uusi asju on ehitatud, siis mingeid kohvikuid enam ei ole, mingite kohvikute asemel on üldse teised asjad ja nagu hull lihtsalt, nagu sellist vaba maalapikest nagu pole siin nagu üldse enam, kõik on nagu täis ehitatud. Aga okei, see selleks, igatahes me käisime poes vahepeal ja võtsime lõunaks mingit snäkki, midagi suurt vist lõunaks väga ei taha, pigem vist lähme õhtusöögi peale, et siis õhtusööki korralikult süüa, mingit suuremat toitu. Aga enne õhtusööki veel me bookisime muide massaažid endale, mida me pole kunagi varem teinud, kui me Balile oleme tulnud, et me esimesel päeval kohe massaaži läheksime. Aga seekord me mõtlesime, et lihtsalt me peame minema massaaži. Sest nagu paljud teavad, et siin on väga soodne massaaž ja ilmselgelt tuleb seda varianti ära kasutada, kui sa siin oled. Tuleb massaažis käia. Jaa, aga enne ma näitan, mis poest ossime. Ma leidsin, et ma ostsin ühe jogurti endale, lihtsalt tavalise maitseta jogurti ja nagu siin on väga palju uusi piimatooteid juurde tekkinud, mis on ülitore, sest varem oli siin väga väike valik piimatoodetele, aga nüüd oli igast jogurti variante ja selliseid keefireid ja nagu väga lai valik. Nii et ma võtsin täna sellise, ma pole seda varem proovinud, mõtlesin lõunal on hea näksida. Ja jogurti peale ma võtsin sellist asja nagu mangosteen, siis ma võtsin ühe mango tavalise, siis me ostsime arbuusi, serot, külma vett, siis veel sellist asja pokarisvett, mis on ka siin Indoneesias väga popp asi, see on põhimõtteliselt nagu mingi, mis asi see on, ioonidega vesi, nagu Arctic Sport põhimõtteliselt maitseb nagu see. Rain võttis endale suusid ja ma võtsin veel selle jogurti peale selliseid kookostsipsid, jah, kakao maitsega, ma pole varem kakaomasid siin proovinud. Ja siis selline soks, peng. Ja ega me rohkem midagi ostnud. Nii et jah, nüüd natuke puhkame siin kodus, vedeleme veits. Ja siis 3:30 me lähme siis juba massaaži. Seega jah, ma võtsin selle deep tissue massaaži, ma ei tea, mis eesti keeles on täpsemalt, aga ta on põhimõtteliselt siis selline tugevam massaaž, kus ta siis keskendub vist igast
igast kohtadele nagu põhjalikumalt ja tugevamalt. Ja Rain võttis siis selja ja peamassaaži ja tund aega, nii et täiega ootan juba. Nii me jõudsime nüüd massaažist tagasi ja läksime massaaži, saime vihma ja nüüd tulime koju, siis saime vihma. Ja meil ei olnud veel keepe, me käisime nüüd poest ostmas. Ups, mu asjad nii, et me läksime, võtsime rätiku lihtsalt kaasa, kuivatasime end enne ära ja aga massaaž oli mega hea, ma jäin isegi korraks magama reaalselt, aga nagu ülimõnus, no tõsiselt. Mul lihtsalt tunne, et mul nagu see paistetus on välja masseeritud, nii palju kergem on nagu kehal olla. Aga jah, massaaž tund aega maksis 250 000, mis on enam-vähem mingi 12-13 eurot. Seega, jah, väga hea hinnaga mu meelest. Me peaks nüüd hakkama tegelikult õhtusööki otsima, mõtlema, kuhu minna. Meil vist ei saanud veel plaan paika, aga siis hakkame vaatama, mida süüa võiks. Kõht on päris tühi küll tegelikult juba, kuna me nii vara juba ärkasime ja lõunaks sõime mingit sellist kergemat asja, siis praegu nagu annab tunda, et kõht on täiega tühi. Seega vaatame siis, mis süüa saab. Tere hommikust. Tegelikult on nii, et me olemegi üleval juba väga varakult, 4:30 taaskord. Eile õhtul me läksime juba magama, ma ei tea, 9 aega olime voodis vist juba. Jah. Nii et jah, tänane hommik algas jälle varakult. Ja nüüd me mõtlesimegi tegelikult minna üldse väiksele shoppingule, sellepärast et päikest ei ole täna. Ja me vist mõlemad natuke eile hommikusel rannatiirul saime juba liiga palju päikest, mis siis, et päikest peaaegu ei olnudki. Aga igatahes jah, mõtlesime, et võiks väikse tiiru teha ja vaadata, mis poodidest pakutakse ja äkki me leiame midagi ilusat. Seega jah, me käisime juba hommikusöögil ära ja rannast tegime tiiru ära ja kell hakkab vist 10 saama. Nii et jah, me siis lähme vaatame ringi veits. Me jõudsime nüüd see keskuse juurde ja tegelikult me eile ka panime tähele, et igale poole on tekkinud need sellised automaadid, kus sa saad siis oma kiivrit pesta, mis on nagu üliäge idee mu meelest. Aga täna on esmaspäev ja tegelikult liiklus ja kõik oli üllatavalt vaikne ja siin keskuses tundub ka nagu pigem vähe rahvast olevat, nii et oli normaalne sõita vähemalt. Arvasime, et siin on rohkem rahvast nagu tavapäraselt. Ma ei tea, praegu jaanuari algus võib-olla ongi vaiksem siin lihtsalt. Tulin siia Minisosse ja vaadake, siin on nagu sellised Labubu tjuubid, erinevad mingid elukad. Heidi, siin on vähe mingi suurem asi. Ja me tulime nüüd võtma, mis asi see on, mida me võtame, see on vist jäätee rohkem, on ju? Jäätee bobakuulidega, nii et siin on see väga hea. Me mõtlesime, et me võtame siis ühe joogi kahe peale ja siis vaatame edasi. Nii, teeme proovime. Me võtsime mango iced tea. Siin sai valida suhkruleveleid ja me võtsime täiesti ilma suhkruta. Me kartsime, et äkki tuleb mingi imelik, aga maitseb väga hästi. Issa, ma sain nii palju neid kuule. Mulle meeldi neid väga. Aga mega hea tee. Mega hea. Me oleme siis sellises keskuses, mis on Bali Mall galeria ja põhimõtteliselt siin on päris palju selliseid poode, mis meil ka olemas on. Siin näiteks H&M, siin oli see Victoria's Secret ja mingi Planet Sport, see näeb reaalselt täpselt nagu see Sports Directi logo vaata välja. Food Locker paistab siit, siis seal tagapool on Starbucks ja nii edasi. Ühesõnaga, me peame seda joogi siin ära jooma, sellepärast et nendega ei tohi sinna sisse minna.
ja nagu see keskus on vahepeal suuremaks ehitatud. Seda osa siin üldse nagu varem ei olnud. Ja lõppes nagu selle osaga sealt, kus nagu inimesed sisse tulevad. Aga nüüd on siin reaalselt nagu väga palju poode juurde tehtud. Nii et jah, väga kiirelt ikka muutuvad Balil asjad nagu aastaga. Ma lihtsalt, kui me sõidame ringi, ma lihtsalt ei suuda ära imestada, kui palju on kogu aeg mingeid uusi asju igal pool ja kui ümber kõik tehtud on. Leitsime, et siin uue poole peal lausa sportsdirekt olemas, Hoka, Aldo täitsa olemas ja Tommy Hilfiger. Ja ma käisin just siin Sociolas, mis on nagu selline Indoneesias tuntud kosmeetikapood ja saad aru, seal oli nii palju seda Korea skincare ja see oli nii odava hinnaga siin. Ja ma lihtsalt mõtlesin, ma pean siia tagasi tulema hiljem, ma pean natuke kodus eeltööd tegema ja guugeldama, mis asju ma täpsemalt vaja oleks. Aga põhimõtteliselt ja need asjad on siin nii odavad, et nagu patt oleks lihtsalt mitte osta neid asju siit. Seega ma arvan, mingi päev millalgi äkki Rain tahab tagasi tulla. Mul oli lihtsalt praegu tast nii kahju, ma ei suutnud seal vaadata, ta lihtsalt ootas mind siin ukse taga. Ma mõtlesin, oh my god, ma pean lihtsalt lugema neid silte ja vaata, mis need asjad teevad, aga põhimõtteliselt jah, mul on neid asju vaja. Nii me tulime nüüd Uniqlosse, ma ei tea, kui paljud võib-olla Uniqlot teavad, aga igatahes siin on sellised väga ägedad sellist, kuidas ma ütlen, basic asjad siis ilmselt ja see on mega head nagu materjalid ja hinnad on ka sellised normaalsed. Seega ma tulingi proovima ühtesid selliseid kodupükse ja siis ma vaatasin see päris, mul on selline kampsun laiemate varrukatega. Seega ma proovin neid selga. Igatahes nagu arvata oli, siis tegelikult enamus siin Indoneesias poodides olevad püksid on mulle lühikesed, sest Aasia inimesed on väiksed ja lühikesed, aga nagu reaalselt ma olen ka 165 cm täis pikk, aga enamus püksid istuvad mulle niimoodi. Ma vist eelistaks, et need oleksid pikad need püksid, seega ja need jäävad siia nüüd siis minust maha, kuigi jah, see materjal ja kõik nagu mega mõnnad. Aga ma proovisin nüüd seda kampsunit, ma võtsin L-suuruse, et oleks selline veits nagu lohvakam. Ja ma arvan, et selle ma võtan, see maksab ainult 10 euri nagu. Ja jällegi materjal on ülipehme, ülimõnna ja teksadega või laiade pükstega näiteks ükskõik, mis iganes. Nii et jah, selle ma võtan siis, ostan ära. Ka mõnus. Tulime lõunaks raamenit sööma. Mina võtan vist selle terjakiga ja Rain võttis vist selle mingi, mis asi see oli, beef. Ja ühesõnaga, me oleme varem ka siin kohas söömas käinud, siin on väga head nuudlid, seega siin me oleme siis jälle. Nii, minu nuudlid näevad välja siis sellised. Mega head paksud nuudlid. Ja Rainil oli siis selline toit, spicy. See näeb läbi video täpselt mingi lõks välja. Aga Rain ütles, et oli maitsev nii, et me leidsime poest, siin olid mingid huvitavad joogid. Me vist tegime Kuala Lumpuris ka neid või? Igatahes me võtsime proovimiseks sellise asja. Ma ei kujuta ette, mis asi see on, nii et vaatame. Sugar free! See on jõhkralt magus. Ja siin on mingid sellised imepisikesed nagu jellitükid sees. Ossa jutt, ei tea, kas kõik on nii magusa maitsega või? Nagu väga magus, ma ei kujuta ette jah, see on suhkruasendajatega kõik see nii magus maitse saadud või? Okei. Nojah. Ei olnud kõige odavam ka. Natuke alla 2 euro või? Selline väike totsik. Nii et jah, nüüd on vähemalt ära proovitud, siis me juba Kuala Lumpuris vaatasime neid ja seal me ei ole veel osta. Ja nüüd me vaatasime, et siin poes olid ka need samad siia tekid, nii et okei, nüüd on teada siis vähemalt. Tulime nüüd tee peal olevasse mingisse koduasjade poodi ja nagu vaadake, kui ilusad asjad siin on lihtsalt. Taldrikud, nagu lihtsalt nagu kõik asjad võiksid mul kodus olemas olla. Sellised pokaalikesed. Nagu isegi need noad ja kahvlid on üli ägedad, see on sellised mega rasked. Ja mis ma veel nägin? Siin oli igast ägedaid neid tassi aluseid.
ja siinpool oli ka mega ägedaid asju. Nagu sellised asjad, ma ei tea isegi mille jaoks neid asju kasutatakse, aga lihtsalt nad näevad kõik nii kenad välja. Aga me tegelikult mõtlesime, et me tahaks endale koju võib-olla midagi ägedat leiame siit paalilt, seega siis osta kaasa lihtsalt. No vaadake võitops. Sökkene. Selline koorija, väga huvitava kujuga. Nagu üliilusad asjad lihtsalt. No, kui ma midagi leian, siis ma näitan teile. Tänane õhtusöök. Jogurt, mis ma eile ostsin, tuleb ära süüa. Ja siis on meil veel arbuusi ja mangot oli veel. Ja siis ma ostsin tegelikult neid coconut chipse täna juurde. Nii et, jah. Tänane õhtusöök on jogurt. Rain ka seal. Oma jaoks. Ja kookosvesi. Ega selline kerge õhtusöök täna. Ja kell on mingi 7 saanud õhtul. Ja ilmselgelt me siin võitleme unega juba. Ja proovime ennast võimalikult kaua üleval hoida, et magama mitte jääda. Seega vaatame, mis sellest välja tuleb ja näeme juba homme hommikul.